Tervist, head sõbrad, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja käesolev on minu pikem monoloog. USA Donald Trumpi administratsioon on koos Iisraeliga ja kahtlemata ka Iisraeli mahitusel rünnanud Iraani, täites sellega Benjamin Netanyahu pikaajalise unistuse, millest ta enda sõnul on 40 aastat juba und näinud. Kohe alguseks tasub vaadata USA meediategelase ja pikaajalise konservatiivse arvamusliidri Tucker Carlsoni suurepärast etteastet ja selle etteaste esimesi minuteid, et panna paika ajalooline tõde küsimuse kohta, miks selline konflikt üleüldse sündinud on. Whenever something big happens, particularly something really big, like a war that will change world history, the first 4 questions you have to ask are these. 1, why did this happen? 2, what was the point of it? 3, where does it go from here? And 4, how do we respond? So let's assess the war in Iran, now ongoing in its second day, and try to answer those 4 questions. First, why did this happen? Now, in this case, there's a really simple answer. This happened because Israel wanted it to happen. This is Israel's war. Siin räägib Tucker Carlson sellest, kuidas meil on vaja vastata olulistele küsimustele ja ta räägib tegelikult selles ületunnises monoloogis sellest, et miks see sõda siis algas, aga see miks küsimus on esimene ja vastab ta täiesti ilma igasuguste filtriteta. See on sõda, mille tingis Iisraeli lobi. Ja seda on vaja selleks, et eelkõige panna paika nii-öelda ajalooline tõde. Tucker Carlson tuleb selle juurde, et ta räägib, kuidas, kui me vaatame tagasi isegi lähiajaloole, võivad mitmed ajaloosündmused olla kirjutatud võitjate poolt niimoodi, et enam 10, võib-olla mõnikümmend aastat hiljem sellest sündmusest keegi ei mõistagi seda, miks see sündmus tegelikult aset leidis, et meie ajal on see suurepärane võimalus, et me võime selle välja ütelda. Ütleb Tucker Carlson, ütlen ka mina siin stuudios, see sõda algas sellepärast, et Iisrael on Ameerika Ühendriike oma lobiga viinud sinnamaani välja, et USA seda sõda alustaks. This is not the United States' war. This war is not being waged on behalf of American national security objectives to make the United States safer or richer. This war is not actually even about weapons mass destruction. See ei ole sõda, mida peetakse USA huvides. See on asi, mida väga paljud endised maaga toetajad on avalikult välja ütelnud. Pikalt, laialt rääkinud sellest. See ei ole sõda, milles üleüldse oleks USA-l omaenda huve sees. Need huvid koonduvad Iisraeli riigile. Nukes, Chembio. No, this war is waged purely because Israel wanted it to be waged. Now, why say that out loud this early in the conflict? Isn't that dispiriting for, say, American troops fighting this war? Yes, it is. And we thought a lot about whether it was wise or decent even to say something like that out loud, and have decided that it is for the following reason. First, because the truth is always the only basis for wise decision-making. When you lie to yourself or you lie to your people, you not only commit, well, a kind of moral crime by lying, but you also tend to hurt yourself. Tõde on igasuguse tegeliku otsustamisvõime alus. Nii ajalooline tõde kui siis realistlik tõde sellest, et millised on põhjused, mis on tinginud konkreetsed sündmused. Tõde on igasuguse luureinformatsiooni alus või vähemalt peaks olema, sellepärast et meid huvitab see, millised on meie potentsiaalse vaenlase tegelikud võimekused, mitte mingisugune propagandistlik jutt, mida me arvame tal olevat või mida me arvame tal mitte olevat, vaid tõde on see, kuivõrd tugev ta on, millised on tema võimekused minu vastu ja tõde on ka see, kuivõrd tugev olen mina või kuivõrd tugevad on need inimesed või need riigid, need rahvad, kes võitlusesse lähevad. Tõde on äärmiselt oluline nendes küsimus. Ja seda kõike ütleb Tucker Carlson, mees, kes on Trumpi poolt olnud mitmeid aastaid ja toetanud Trumpi sekkumatuse poliitikat.
Hubris is the product of lies, for example. You can get way over your skis if you're not honest with yourself and the people around you about what's happening and why it's happening. Hübris, ehk siis kreekakeelne sõna, uhkus, on see, mis on vale tulem. Mul on ebaadekvaatne nägemus iseendast ja selle tulemuseks võib olla siis uhkus ja vale. Kogu Eesti välispoliitika tundub olevat, me tuleme selle juurde tagasi, sest mida oleks see kommentaar, kui me vähemalt ühe korra siin kommentaaris ei mainiks akadeemik Tsahknat oma järjekordse totruse juures. Aga me tuleme selle juurde tagasi, aga Eesti poliitika on väga paljuski lähtuv sarnasest printsiibist, hübrisest, ebaadekvaatsest ettekujutusest iseendast. Ehk siis sellised olid Tucker Carlsoni mõtted, mehe mõtted, kes on Trumpi pooldanud aastaid tänu sellele, et ta on heaks kiitnud Trumpi sekkumatuse poliitika. Aga mis olid need Trumpi reaalsed lubadused enne valimisi? Ikka jälle tasub tegelikult neid välja käia. Sellepärast, et need retoorilised piruetid, mida paljud inimesed on valmis tooma, selleks, et kuidagi ära seletada seda, et Trump tegelikult ei mõelnud sellega hoopis tükis seda, et ta ei peaks minema Iraani sõtta või kuhugi mujale. No need on lihtsalt valelikud, mitte midagi pole öelda. Trump väga selgelt, ühemõtteliselt ütleb ära, et ta seisab poliitika eest, mis ei sekku Lähis-Ida poliitikasse ja ei algata seal mingit uut sõda. No need on ühed võimalikud sellised väljaütlemised Trumpi poolt. These globalists want to squander all of America's strength, blood and treasure, chasing monsters and phantoms overseas. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad. Niisiis, oma teise presidendikampaania ajal lubas Donald Trump lammutada kogu globalistliku neokonservatiivse eliidi, mis veab meid pidevalt lõpututesse sõdadesse, teeseldes samal ajal, et võitleb välismaal vabaduse ja demokraatia eest. Me poleks kunagi pidanud minema Lähis-Itta, ütleb ta. We should have never gone into the Middle East. We should have never gone into the Middle East. Under my leadership, we will turn the page forever on those foolish, stupid days of never-ending wars. Me poleks kunagi pidanud minema Lähis-Itta. Minu juhtimisel pöörame me igaveseks lehekülge nendele rumalatele ja tobedatele lõputute sõdade päevadele. We're rebuilding our military stronger than ever before, and we are not going to deplete it again on stupid, senseless, endless wars. Me ehitame oma sõjaväe uuesti üles tugevamana kui kunagi varem ning me ei kavatse seda enam raisata rumalatele, mõttetutele ja lõpututele sõdadele. World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house of all of the warmongers and America last globalists in the deep state. Kolmas maailmasõda pole kunagi olnud lähemal kui praegu. Me peame puhastama maja sõjapistrikest ja Ameerika viimasena globalistidest ja süvariigist. I am the president who delivers peace. I was the first president in decades who didn't start a war. Ma olin esimene president, kes ei alustanud ühtegi sõda. Mina olen rahu president. Worst, most incompetent, most corrupt president in history is going to drag us into World War III. And this horrible, horrible president is dragging us toward World War III. Ta räägib siin istuvast presidendist Bidenist, keda nimetab hirmsaks presidendiks ja ütleb, et see hirmus president viib meid eelkõige siis 3. maailmasõja poole. Be in World War III soon, because I think we would have been good with Iran. I don't want to do anything bad to Iran. Ma arvan, et me oleksime olnud Iraaniga head. Ma ei taha teha midagi kurja Iraanile, ütleb Trump. Large sections of the Middle East. I mean, look at the death and destruction that's taken place. And none of this would have happened if I were president. Our opponents
join with warmongers and neocons to wage endless wars, these wars that never end. Vaadake suurt osa Lähi-Idast, vaadake seda surma ja hävingut, midagi sellist poleks juhtunud, kui mina oleksin olnud president. Meie oponendid on liitunud sõjaõhutajate ja neokonidega, kes alustavad lõputuid sõdu, mis kunagi ei lõppe. Rääkides 3. maailmasõjas, siis mina hoian teid sellest eemal. Together we're fighting to secure our borders, end the endless foreign wars and defend the working people of America. But the Muslim and Arab voters in Michigan and across the country want a stop to the endless wars and a return to peace in the Middle East. That's all they want. Speaking of World War III, I'll keep you out of World War III. What would happen if we had a war? We won't, with me, but you will have World War III, I believe, without me, but we won't have. I will be sure that World War III will not happen. I'm the only one can say it won't happen. Minuga teil ei ole mingit muret, minuga teil 3. maailmasõda ei tule, võiks selle video kokku võtta. But I stand here today and I'm the only candidate who can make this promise. I will prevent and very easily World War III, very easily. Väga lihtsalt saab 3. maailmasõda ära hoida. Ilmselt siis mitte Lähis-Itta sisse minnes ja neid lõputuid sõdu alustades. Need olid Trumpi kampaania lubadused. Neid on veel. See ei ole ainukene. I am the candidate of peace. I am peace. People don't believe that. I am peace. Mina olen rahukandidaat. Mina olen rahu. Vote for Donald Trump is a vote for a man who wants to end wars, not start them. We do not. Hääl Donald Trumpi poole on hääl selle mehe suunas, kes ei taha sõdu alustada. Ta tahab neid vältida. Want war with Iran, we actually want peace. The Iranians are clearly not very good at war. Me ei taha sõda Iraaniga, ütleb Vance, kuna iraanlased pole eriti head sõjas. Perhaps they should follow President Trump's lead and give peace a chance. Võib-olla nad peaksid siis president Trumpi eeskuju jälgima ja andma võimaluse rahuks. Kamala is campaigning with warmongers like Liz Cheney. How do you think that is? She picks Liz Cheney, whose father virtually destroyed the Middle East. You know, Liz Cheney, she talks big, oh, I want war. She always wants war. Every time I was with her in the White House, we should attack. Kamala Harris teeb kampaaniat Liz Cheneyga. Liz Cheney on siis Dick Cheney tütar. Dick Cheney, ütleb Trump, on kogu Lähis-Ida hävingu põhjustaja. Nimelt Dick Cheney oli siis välisminister, kui ma ei eksi, või kaitseminister, kui Bush peksis segi kogu Iraagi. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Sellised on Trumpi selged lubadused sellest, et tema ei kavatse minna Lähis-Itta. Ja tema ei kavatse, ta selgelt nimetab ka ära neokonide poliitikat jälgida. Neokonid on siis need osad republikaanide sellisest tiivast, kes on Bushi ja teiste poolt ja sellise anglosionistliku impeeriumi poolt üle võetud ja kelle peamiseks ideeks olid siis sellised lõputud sõjad Lähis-Idas, Afganistanis, Põhja-Aafrikas. Ja tuleme reaktsiooni juurde. Siin on professor Jeffrey Sachs, kes on üks selliseid terve mõistuse saadikuid viimasel ajal, viimase 1,5–2 aasta jooksul olnud. Eelkõige rääkides Ukrainast, aga rääkides ka siis nüüd viimasel ajal sellest Trumpi avantüürist Iraanis. Trump, let me add, is an utter disgrace to our nation. Utter disgrace. He lied to us every word about America first. His whole premise was we're not going to do this. And he did exactly the opposite of what he said.
Trump on häbiplekk meie riigile. Ta valetas meile iga sõna, mis puudutas Ameerika esimesena ideaali. Kogu tema eelduseks oli see, et ta ei tee seda, mis praegu sünnib. Ja ta tegi täpselt vastupidist, mida lubas. He did exactly the opposite of what the American people say. Of course, Congress is dead for all intents and purposes. Doesn't matter whether it's Johnson or Schumer, they're useless, these people. They're all in the Zionist lobby payroll. Kongress on kasutu, pole mingit vahet, kes on kongressi esimees. Nad on kõik sionistliku lobi palgal. They have squandered our wealth. They have squandered our strength. They have diverted our attention from our elevators and our escalators and our roads and our power grid and all the things that make life viable for us. Our housing stock, everything, to divert our trillions of dollars to this madness that is underway right now. Nad on juhtinud meie tähelepanu kõrvale eluks vajaliku infrastruktuuri nagu teede ja liftide ja elektrivõrgu ning elumajade ehitamisest. Nendest asjadest, mis teevad elu elatavaks ja juhtinud meie triljonid dollarid sellele hullusele, mis praegu aset leiab, ütleb Jeffrey Sachs. It's been a 30-year project of madness that has cost us trillions and trillions of dollars, and it's a kind of psychopathy because they're killing people wantonly. They're killing schoolgirls. No one even pauses. 150 schoolgirls bombed by Israel. No one even mentions these things. It's absolutely shocking, disgraceful, dangerous, bankrupting our country, and Trump lied. See on olnud 30 aasta pikkune hullumeelne periood, mis on meile maksma läinud triljoneid ja triljoneid dollareid ja see on teatud psühhopaatia, sest nad tapavad inimesi. 150 koolitüdrukut Iraanis, väike vahemärkus, tegelikult oli neid 165 lõpuks, kes surid Iisraeli pommitamise tulemusel ning keegi isegi mitte ei maini seda, keegi ei peatu. See on šokeeriv, häbiväärne, ohtlik, laastav meie maale. Lied every word of what he was going to do. Ja Trump valetas iga oma lubaduse kohta, mida ta plaanis teha. Need on sõnad professor Jeffrey Sachsilt. Ja siin räägib, ütleks ausalt, selline murtud mees. Siin räägib mees, kes on viimastel aastatel süstemaatiliselt kõnelenud oma enda maa süvariigi vastu, kes on alates teisest maailmast läbi viinud 70 riigipööret, ta on seda teemat uurinud, ta on olnud USA riigisüsteemis sees ja ta teab, millest ta räägib. Siin räägib mees, kes ilmselt lootis millelegi paremale. Siin räägib mees, kes tegelikult enne Trumpi võimule tulekut niimoodi arglikult toetas Trumpi, sellepärast, et ta arvas, et tal ei ole mingisuguseid illusioone, aga ta lootis, et võib-olla võiks siit tulla midagi, mis muudab USA neokondlikku sekkumispoliitikat. Aga siin, selles kohtunik Napoletanoga tehtud videos või usutluses räägib tegelikult murtud mees või räägib nagu väga pettunud mees. Ja tegelikult neid inimesi, kes on pettunud Trumpi poliitikas, neid on väga palju. Kui te sirvite USA sotsiaalmeediat, siis väga palju on neid inimesi, kes ütlevad avalikult välja, et nad on Trumpi poolt hääletanud, aga enam nad Trumpile oma häält ei anna. Et nende jaoks need lubadused, mida Trump välja tõi, olidki need, mille pärast nad paljuski Trumpi poolt hääletasid. Ja kui nüüd ausalt ütelda, siis tuleb tunnistada, et ka meie siin objektiivis oleme olnud, kuidas nüüd öelda, ettevaatlikult lootusrikkad Trumpi suhtes. Minul ei ole ka kunagi olnud mingisuguseid illusioone sellest, et Trump võiks teha mingeid suuri ja äkilisi pöördeid. Aga
tema esimene presidentuur, kus tõepoolest ühtegi sellist sõda ei algatatud, kuigi hetkeks käidi ka ära Süüria juures ja ikka paar Tomahawki vist kuskile lasti minu mäletamist mööda, aga lasti olla ja USA ei läinudki Lähis-Ida segi peksma. Sestap meiegi olime siin sellises ütelda siis ettevaatlikus lootusrikkas meeleolus Trumpi osas. No Trump lubas ju eelkõige lõpetada Ukraina konflikti, seda muuses paari päevaga. Ja see tegelikult olekski täiesti ilmselt paari päevaga lahendatav asi. Kui oleks väga selged tingimused USA poolt. Nimelt USA tuleb Ukrainast täielikult ära kogu oma kundamundaga, kogu luure ja sõjalise infrastruktuuriga ning kinnitab ühtlasi, et Ukrainal pole mitte mingisugust asja NATO-sse. Need on olnud need põhjused, mis on provotseerinud Venemaad Ukrainat ründama, loomulikult koos USA pideva sekkumisega ka juba aastast 2014 Ukraina sündmustesse. Niisiis, tegelikult oleks see konflikt lõpetatav. Süvariigi lammutamist ja soo kuivendamist mina, oleme ausad, ei uskunud, sellepärast et süvariik ja need kolmetähelised organisatsioonid on kogu USA anglosionistliku impeeriumi olemuseks. Need on teatavas mõttes nukleus. Need ei ole ainult väline vähkkasvaja, vaid kogu see riik. Vähemalt peale Föderaalreservi rajamist ja CIA rajamist peale teist maailmasõda rajaneb sellisele anglosionistlikule nomenklatuurile, millele ka Trump on täna täielikult kapituleerunud, nagu me näeme Iraani sõja sündmustest. Niisiis, minul, aga ka objektiivil on igasugune ettevaatlik lootusrikas hoiak, mis purunes tegelikult juba suvel, eelmise aasta suvel, 12-päevase sõja ajal, kui Trump hakkas pommitama koos Iisraeliga Teherani. Ütleme nii, et on läbi, et siin ei ole enam midagi öelda. Kui aga nüüd rääkida Iraanist, siis tasub rääkida sellest, et meil on vaja meelde tuletada natukene Iraani lähiajalugu 20. sajandil. Sest väga palju seda ei räägita, aga need, kes on natukene ajalugu lugenud, teavad sellest siiski. Ja selle ajaloo üheks kindlaks jooneks on see, et Iraani sündmused on paljuski ette juba kodeeritud eelkõige Briti koloniaalpoliitika poolt. Kuigi Iraan ei kuulunud tegelikult otseselt Briti koloniaalimpeeriumi koosseisu, oli Briti imperialismi mõju Iraanis siiski täiesti märkimisväärne. Ja seda juba 20. sajandi algusest peale. Nimelt aastal 1908 sai kullamagnaat William Knox Darcy kontsessiooni, et kaevandada Iraanis naftat. Järgmisel aastal 1909 sündis juba Anglo-Pärsia naftakompanii. Esimese maailmasõja hakul 1914 sai Briti valitsusest ettevõtte peamine aktsionär. 1935. aastal muudeti nimi Anglo-Iraani naftakompaniiks Anglo-Iranian Oil Company, AIOC, mida täna tunneme nime all British Petroleum ehk BP. 1937. aastal tootlis Anglo-Iraani naftaettevõtte üle 10 miljoni tonni naftat, teenides 7,4 miljonit naela puhaskasumit ja makstes 1,6 miljonit naela makse Suurbritannias. Iraani valitsus sai vaid 3,5 miljonit naela ning mõnes mõttes oli see isegi hea aasta, sest 1931. aastal said nad summa, mis vastas vaevu 12% AIOC aasta kasumist. Et oma mõju kindlustada, tegeles Briti impeerium aga sellega, millega ta on alati tegelenud oma võimu kindlustamisel.
divide et impera, jaga ja valitse. Poliitikuid ja hõimujuhte osteti ära ja ässitati teineteise vastu, pidades maa poliitilise olukorra fragmentaarse ja ebastabiilsena. Samal ajal töötati välja ulatuslik luure- ja mõjuvõrgustik, kus osalesid tõenäoliselt Briti organisatsioonide lisaks ka CIA ja Mossad. Peale teist maailmasõda tõstis pead aga sotsiaalne teadlikkus ning pärslastel tekkis selline üdini ülbe ja sügavalt jultunud mõte, et Pärsia nafta võiks kuuluda pärslastele ja sellest tulenev tulu olla abiks riigi ülesehitamisel ja rahva eluolu parandamisel. Natsionalistliku liikumise juht Mohammad Mossadegh sai 28. aprillil 1951. aastal peaministriks, vaid 3 päeva hiljem aga riigistati Anglo-Iraani naftakompanii varad. London polnud sellise asja peale muidugi sugugi õnnelik ja Pärsia sai peagi maitsta anglosionistliku impeeriumi korporatistlikku olemust, mille raames riigi struktuuri ja korporatsioonid moodustavad pea lahutamatu terviku, mida ühendab pöörduks, kust liigutakse edasi ja tagasi, nii kuidas soovitakse ja kuidas vaja on. Ning riik on pigem selleks, et kaitsta oma suurkorporatsioonide majanduslikke huve. Suurbritannia kehtestas Iraani suhtes otsemaid teed ekspordi ja impordi piirangud ning andis selgeid hoiatusi, et ükski kolmas riik ei tohi sekkuda ega pakkuda Teheranile kaubanduslikku või diplomaatilist toetust. Iraanil oli nafta, ent ta ei saanud seda kuhugi müüa. Briti valitsuskabinetis arutati aga samal ajal Iraani sõjalist vallutamist, millele pani esialgu veto peale peaminister Attlee. Briti salateenistus asub aga tegutsema, et Mossadegh režiimi vastase operatsiooni käigus kõrvaldada. Kuna Iraan on toona konstitutsiooniline monarhia, võetakse ühendust Shahi ja tema perekonnaga ning loomulikult ka peamiste meedia omanikega, et mõjutada avalikku arvamust. Äärmusislamistlike ja poolkriminaalsete rühmituste tarbeks voolab aga 1,5 miljonit naela ülestõusuks. 16. juunil 1952. aastal sunnitigi Mossadegh ametist taganema. Sellele järgnes tema toetajate ülestõus ja peaminister sai taas võimule veelgi suurema võimutäiusega kui enne. Britid saavad aga enda poolele kindral Zahedi ning Briti salaluure veenab 1953. aastal ka CIA-d osalema Mossadeghi kukutamises. Ühistöös kindral Zahedi ning Shahiga kukutakse Mossadegh võimult 20. augustil 1953. aastal. Võimule tuleb Shah Mohammad Pahlavi, kes surub alla Mossadeghi toetajaid ja oma USA orienteeritusega vihastab traditsioonilisi šiidi vaimulikke, nende seas ka Khomeinit, tulevat ajatollahit, kelle juhtimisel toimub aga 1979. aastal juba islami revolutsioon, mis majanduslikult plaanis võttis üle Mossadeghi sõltumatuse ja autonoomsuse ideed, eelkõige reaktsioonina USA ja brittide koloniaalpoliitikale. No mida me siin siis näeme? Me näeme tegelikult seda, kuidas britid ja CIA on oma enda imperialistliku poliitikaga ja eelkõige tegelikult täiesti demokraatlikult valitud Mossadeghi valitsuse kukutamisega, eelkõige oma korporatiivseid huvisi arvestades, genereerinud selle niinimetatud koletise, mida nad nüüd 40-50 aastat hiljem elimineerida püüavad. Islamistlik revolutsioon ei ole mitte midagi muud kui reaktsioon CIA ja MI6 poolt 1953. aastal ellu viidud riigi pöördele. See on põhimõtteliselt tagasitulek nende islamistlikus kuues, nende sõltumatuse ideede juurde, millest Mossadegh omal ajal rääkis. Ehk siis natsionaliseerida, nagu siin mainitud juba, täiesti selline ülemeelik idee, et riigivarad võiksid kuuluda riigile ja nendest võiks kasu saada
riik ja rahvas. See on olnud ka muu hulgas loomulikult vaimse ja sellise islamistliku poolega majanduslik idee, millega islami revolutsioon 79. aastal alustas. Niisiis, nagu ikka ja igal pool, kui me näeme, et kuskil on mingisugune jama Lähis-Idas, siis peaaegu alati võime otsida selle juurpõhjuseid. Kas Briti salaluures või CIA's või igal juhul lääne sekkumises Lähis-Itta. Kogu Lähis-Ida selline hilisem ajalugu on täpselt selle sama mustri jälgi, nii-öelda jälgedes käiv. Sellepärast, et piisavalt palju on andmeid sellest, et nii Al-Qaida kui ka ISIS on mõlemad olnud CIA ja Mossadi poolt loodud üksused. Selleks, et Iisraeli naaberriikides olukorda destabiliseerida. Ja tänapäevalgi näeme seda, et loomulikult tegu on šiidi islamiga Iraanis. Iraagis on ka ulatuslik šiidi vähemus, aga sunni islami ühenduse Al-Qaidaga, kes siis alles hiljuti teatas sellest, et nende üheks peamiseks tööks on Iraani vastu võitlemine. Me nägime ka seda, kuidas ISIS lõikas kõrisid peaasjalikult tavaliselt kristlastel ja teise usulistel islami usulistel, ehk siis šiitidel ja arvukatel väikestel islami kogukondadel. Selle ideeks oli põhimõtteliselt paisata kogu Lähis-Ida täielikku kaosesse. Ja seda tehti väga edukalt omal ajal Süürias, kus meiegi meedia koos ülejäänud peavoolumeediaga raporteeris sellest, et ISISe võitlejad on lihtsalt sellised toredad nii-öelda demokraatia eest võitlejad. Olles tegelikult kogu see seltskond mahitatud ja üles ehitatud ja rahastatud CIA ja Mossadi poolt eesmärgiga paisata Süüria kaosesse. Ja tegelikult selle kaudu ka mitmed teised riigid nagu Egiptus ja Liibüa. Järjekordselt me näeme seda, et nii nagu Iraani ajaloost, et lääs on tegelik kurja juur ja lääne ja eriteenistused ja nende imperialistlikud tegemised on tegelikult kurja juur, millest Lähis-Ida siiamaani ei ole toibunud ja kui vaadata seda, kuidas neid on siis nüüd peale genereeritud ja kuidas viimastel nädalatel on mindud nagu ikka lahendama omaenda poolt loodud probleemi, siis on selge, et tegelikult mingisugust väljatulekut enne, kui lääs tervikuna sellest regioonist, ehk siis Lähis-Idast tagasi ei pöördu, ei olegi loota. Lähis-Ida jääbki pidevalt selliseks destabiliseeritud alaks. Ja see on loomulikult peamiselt ühe konkreetse riigi huvi, nimelt Iisraeli huvi. Iisrael avalikult räägib Suur-Iisraelist, sellest, mis ulatub jõest jõeni, Eufratist ja Tigrisest kuskile, kas oli vist isegi Niiluseni. Nii et põhimõtteliselt Suur-Iisraeli riik on see, mis on peamiseks ideeks. Muuseas, sellest räägivad mitmed kommentaatorid, aga nende hulgas viimastel päevadel on seda teinud juba mainitud ja näidatud Jeffrey Sachs, kes ütleb seda, et Iisraelil ei ole mitte mingisugust muud võimalust Lähis-Idas dominatsiooni saavutada oma 10 miljoni elanikuga, kui panna enda tantsu tantsima USA. USA aga pandakse enda tantsu tantsima eelkõige religioossel, sellisel
anglosianistlikul kristliku fundamentalismi tasandil, kristliku sionismi tasandil, tehes põhimõtteliselt süstemaatilist kampaaniat, eelkõige siis USA, aga tegelikult ka ilmselt kõikide teiste maade niinimetatud evangeelsete kristlaste hulgas, kes on tuntud selle poolest, et nende peamiseks lojaalsuseks on eelkõige Iisraeli riik. See on tegelikult terve saate küsimus ja ma kavatsen selle ette võtta, tõesti kavatsen, et ma olen ise õppinud teoloogiat ja filosoofiat ja see on tegelikult väga huvitav temaatika, kuidas rääkida sellisest kristlikust sionismist, sest see on üks terve teoloogiline koolkond, mis juba etteruttavalt ütlen, on nii katoliikluses kui ka tegelikult ortodoksluses ja igas õigeusklikus sellises elementaarselt kristlikule traditsioonile rajanevas denominatsioonis tunnistatud hereetilisena. Aga miks see seda on ja kuhu see liikumine välja jõuab? Eelkõige siis oma teise või juba siis 3. templi rajamiseni. Ja selle kaudu Messia, Moshiachi väljameelitamiseni maailma ajalukku. See on väga karm kraam tegelikult, sellepärast et kristlastena me usume seda, et Messias on ühe korra juba tulnud. Ja Messias on kokku võtnud endas kogu selle ohvri, mida templis toodi. Ning tempel ei ole enam üles ehitatav, sellepärast et Kristus, kui ta ütleb, et lammutage see tempel ja mina ehitan selle templi 3 päevaga üles, räägib, nagu evangeelium ütleb, omaenda ihust, ehk siis Kristus on see, kes on kokku võtnud enda ohvris kogu ohvri kultuse, kogu Iisraeli religiooni ja kogu religioon Iisraelis on ainult suunatud sellele, et valmistada teed Kristusele. Teatavas mõttes need kiriku või need Iisraeli eelkristliku ajastu prohvetid, patriarhid on tänasel päeval kristlased. Ja nad olid tegelikult juba eelkristlased, sest nende ainus eesmärk oma tööd teha ja ainus ootus oli ei keegi muu kui lihaks saanud Jumal. Lihaks saanud Jumala sõna. Lihaks saanud kolmainu teine isik, kes on nüüd ja igavesti Kristus ehk Messias ja kes on andnud lõpliku ohvri. Aga need on kõik teoloogilised küsimused, mida oleks huvitav detailselt tegelikult rääkida. Ehk siis tõepoolest, me oleme loonud enda poolt enda vaenlase ja seda on teinud anglo-sionistlikud impeeriumi osised, eelkõige 3-tähelised organisatsioonid. Nii-öelda siis probleem-lahendustsükkel on loodud probleem ja loomulikult minnakse seda ise ka lahendama. Kui tulla nagu põhjenduste juurde, millega siis Iraani mindi, no siis need tegelikult ei kannata järjekordselt mitte mingit kriitikat. Me kõik mäletame seda, kuidas mindi 2003. aastal Iraaki. Räägiti sellest, kuidas Iraagil on massihävitusrelvad. Ja kui hiljem oli selgus, et Iraagil mingeid massihävitusrelvi polnud, siis räägiti, et meil olid valed luureandmed. Ehk siis jultunud valetamine, jultunud hämamine, mis on omane just nimelt neokonlikule režiimile, mis oli toona samamoodi pukis USAs. Aga meil on räägitud sellest, kuidas Iraan on põhimõtteliselt kohe saamas ja hankimas endale tuumarelva. Kuskil aasta tagasi aga alles kinnitas USA eriteenistuste juht Tulsi Gabbard, kuidas tegelikult Iraanil mingisugust tuumarelva ei olegi. Ta tegi seda vande all kongressi ees.
The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program. Niisiis, ei mingit tuumarelva ja Khamenei ei ole autoriseerinud üleüldse tuumaprogrammi. That he suspended in 2003. Nii, aastal 2003 juba on siis tuumaprogramm lõpetatud. Seda ütleb põhimõtteliselt 3-täheliste organisatsioonide ülem, luureülem Tulsi Gabbard, kes Trumpi poolt sinna ametisse määrati ja kes on olnud enne ametisse määramist ka vägagi kriitilistel positsioonidel just nimelt neokonliku sõjategevuse ja sekkumise vastu Lähis-Idas. Selged sõnad, justkui mitte midagi ei peaks olema, ei peaks jääma probleemiks. Tulsi Gabbard testified in March that the intelligence community said Iran wasn't building a nuclear weapon. I don't care what she said. I think they were very close. Niisiis ütleb Trump, et teda ei huvita see, mida Tulsi Gabbard ütles, et tegelikult olid nad väga lähedal sellele tuumaprogrammile. Väga-väga lähedal. No, kui ma pakuksin siin välja, et kui lähedal, no siis peaaegu kindlalt võiks ütelda, et umbes 2 nädala kaugusel olid nad tuumaprogrammist. Ja miks ma seda ütlen? Sellepärast, et siin on meil tõendus selle kohta, et tõepoolest juba olgu siis viimased 30 aastat on olnud Iisrael pidevalt kogu aeg Iraan pidevalt kogu aeg 2 nädala kaugusel tuumarelvast. Kuulame, mida selle peale on öelda Benjamin Netanyahul, Iisraeli peaministrile. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have... Niisiis 2025, kui Iraani ei peatata, kohe võib tulla tuumarelv. The wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is 2018 samamoodi, väga-väga kiiresti. So dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. 2015 samamoodi, jällegi nädalaid on ainult puudu sellest, et saab Iraan endale tuumarelva. Very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran. 2012 on natukene kaugemal, 6 kuu kaugusel tuumarelvast. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. Next thing you'll see is a nuclear bomb in the World Trade Center. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Suurepäraseid positiivseid vibratsioone annab edasi ka see oli siis vahetult enne 2003. aastat Netanyahu arvates, kui Saddami režiim ära eemaldada. Saddami režiim oli muuseas üks nendest režiimidest, kes aastal 1980 alustas sõda just äsja islamirevolutsiooni läbi teinud Iraani vastu. Üllatus, üllatus, kelle toel ja kelle huvides. Loomulikult Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide huvides, kes andsid Saddamile relvi, luureinfot, et Iraani rünnata. Niisiis see sama kaasus ikka ja jälle. Aga siin tõepoolest umbes 2 nädala kaugusel, ma ei viitsi neid kõiki videosi siin välja mängida, kus ka Trump praegu tunnistab seda, et umbes 2 nädala kaugusel oldi tõepoolest siis tuumarelvast. Aga on välja tulnud uudiseid, mille kaudu on ka selgelt räägitud, kuidas Omaani välisminister, kes tegelikult osales nendel läbirääkimistel, mille ajal USA ja Iisrael ründasid Iraani, mille kestel need läbirääkimised ei olnud veel läbi. Et Iraan tegelikult nõustus, ütleb siis Omaani välisminister,
ühes intervjuus täiesti avalikult, et ta nõustus enne USA rünnakut loobuma rikastatud uraanivarude kogumistest. No vaatame seda videot. Iran agreed to you that they have never done before. Can you give us any sense? The single most important achievement, I believe, is the agreement that Iran will never ever have a nuclear material that will create a bomb. This is, I think, a big achievement. Ehk siis vahetult enne, see intervjuu ise on tehtud vist päev või paar enne või paar päev pärast rünnakut, nüüd ma ei tea täpselt, aga igal juhul seal vahetult rünnaku ühel või teisel poolel. Ja siin Omani välisminister ütleb, et siis vahetult enne rünnakut Iraan nõustus sellega, et ta ei hakka koguma rikastatud uraani, millel oleks võimekus, mille baasil oleks siis võimekus teha tuumapomm, tuumalõhkepea. Avalikult tunnistab peavoolu meedias. Niisiis, need põhjendused ei kannata mitte mingit kriitikat, need on neokonlikult valelikud, need on täpselt sarnased, millega Colin Powell läks ÜRO julgeolekunõukokku rääkides, kuidas Iraanil on massihävitusrelvad. Need on täpselt samamoodi laest võetud. Mis aga rahvusvahelisel tasandil on äratanud nagu eriti suurt kriitikat, on see, et nagu ma mainisin, see rünnak toimus diplomaatiliste läbirääkimiste ajal. Seda on maininud tegelikult kõik USA neokonliku režiimi kriitikud, et kui nüüd sellest ei võta õppust kõik riigid, kellega USA hakkab läbirääkimisi pidama, eelkõige olukorras, kus on oht, et USA võib rünnata neid riike, siis on nendel riikidel vesi ahjus, sellepärast et tõepoolest USA võib rünnata riike siis, kui kestavad veel läbirääkimised. Trump on rääkinud meile kogu aeg läbirääkimiste olulisusest ja kasutanud seda oma Trump-kaarti ka Ukraina sõja läbirääkimistel, aga mida on nüüd siit sellest praegu õppida Vladimir Putinil, Venemaal, mida oleks õppida, ma ei tea, Hiinal tulevikus, kui mingisuguseid läbirääkimisi hakatakse pidama. Ilmselt seda, et mingeid läbirääkimisi pole USA-ga tegelikult mõtet enam teha. Mida aga rääkida sõja olemusest ja sellest, kuidas see sõda USA-l läheb? No siin on nüüd muidugi mängus kõva sõjaudu, et internet on täis igasuguseid videosi ja raske on aru saada, et milline neist on tegelik ja milline mitte. Aga järjekordselt mitmed kommentaatorid, nendest jälle ka kolonel Douglas McGregor, kes on pikalt kommenteerinud nii Ukraina sõda kui ka teisi selliseid anglosionistliku impeeriumi ettevõtmisi Euroopas ja igal pool mujal, on öelnud seda, et USA baasid või mitmed nendest baasidest Pärsia lahe riikides on hävitatud. Ehk siis USA on välja tulnud sellest olukorrast väga suurte kaotustega. Tänaseks vist on ametlikel andmetel kuskil 5-6 inimest surnud. Kui palju on hukkunuid Tel Avivis, seda on raske öelda, sest väidetavalt on Tel Aviv peale pannud väga tõsise tsensuuri niimoodi, et sealt ei saa teha vabu reportaaže. Aga viiteid sellele on, et Iraani raketid on tabanud Iisraeligi väga valusalt ja mitte ainult laheäärseid riike. Ja see kõik paneb nüüd küsima seda, et mis on järjekordselt see, mida USA sellest konfliktist nüüd saab. Kuhu see konflikt reaalselt välja jõuab. USA üheks peamiseks narratiiviks, mida kohe sõja algusest hakati rääkima, on see, et me põhimõtteliselt dekapiteerime ära Iraani juhtkonna. Ning kui me oleme selle eemaldanud, siis tulevad platsile vabastatud iraanlased, kes võtavad võimu üle, tõsi,
Trump on korduvalt rääkinud sellest, et see, kes Iraani juhtima hakkab, on tema määrata, aga igal juhul siis mainitud Shahi poeg on üks nendest peamistest kandidaatidest olnud, aga igal juhul idee sellest, et peaasi, et kui Khamenei ajatollah siis ära tappa koos teiste Iraani juhtkonna liidritega ja detsimeerida revolutsiooniline kaardivägi, siis on põhimõtteliselt Iraani rahvas vaba, tuleb tänavatele, mida me aga oleme näinud? Me oleme näinud seda, et Iraanis on vähemalt nendel andmetel, mida minagi olen näinud, tänavatele tulnud hoopis tükis režiimi pooldajad ja seda sadade tuhandetena. Nii et on toimunud see, mida tuntakse nii-öelda lipu ümber koondumise efektina, kui lippu rünnatakse, siis tullakse seda kaitsma ja mitmed kommentaatorid on öelnud ka seda, et kõige lollim idee üldse, millega USA oli võimeline lagedale tulema, oli siis ajatollah Khamenei hävitamine ja kogu tema perega siis märtriks tegemine. Selles rünnakus Khamenei oli omaenda majas, hukkus ka Khamenei lapselapsi ja pereliikmeid mitmeid, nii et Khamenei põhimõtteliselt valis enne rünnakut märtriks olemise tee, valis selle, et tema kaudu saab ühendada Iraani rahvast. Ükskõik, mis nagu sellest meelt olla, on selge, et šiitide religioonis, mis on märtrireligioon, ja märterluse idee on seal peamine, sellepärast, et šiitide lahu üks rajaja, Muhamedi lapselaps suri märtri surma. Nii et see on üks peamiseid ideid üldse seal. Ja mitmed kommentaatorid on öelnud, üks nendest on see seni, ütleme niimoodi, täiesti peavoolu liinil olnud endine NATO kindral, kellest tegin uudise alles hiljuti siin endine NATO Euroopa vägede ülemjuhataja asetäitja, Briti kindral Sir Richard Shirreff, ütleb, et USA on teinud Iraani rünnates tõsise valearvestuse ja tormanud sõtta ilma selge strateegiata. Shirreff ütleb muuseas seda, et brittidel tuleks kogu sellest sõjast täiesti eemal olla ja mitte seonduda selle tegevusega. Me ei tohiks mitte mingil moel ega kujul ameeriklastega tihedalt seotud olla, sest neid juhivad paar uljast hullu nagu Trump ja Hagseth, põrutas erukindral. Ja siis ütleb ta seda, et meil on taaskord Ameerika president, kes on läinud sõtta, ausalt öeldes ülbesse sõtta ilma igasuguse selge arusaamata sellest, kuidas see sõda lõpeb ja ilma selge strateegiata. Ja toob ta sellise kujundi, et mõte mõrvata ajatollah Khamenei, kes pole mitte ainult Iraagi riigipea, vaid ka šiia moslemite religioosne sümbol kogu maailmas, Ramadani ajal on umbes sama peenetundeline kui paavsti mõrvamine Püha Peetruse basiilika trepil suure nädala ajal. See ajab šiia maailma marru ja sellega te tõenäoliselt lükkate suure hulga iraanlasi, kes võinuks olla lepitatavad ja võinuks mõelda ülestõusule tagasi leppimatute leeri. Ütleb siis Shirreff, kes nagu mainitud on olnud rangelt poliitilise korrektsuse piires ja isegi sellise Briti ja anglosianistliku impeeriumi poliitkorrektsuse piires, mis puudutab Ukrainat. Aga nüüd siis kritiseerib väga tõsiselt Iraani vastast sõda. Ja seesama refrään on läbi käinud väga paljude kommentaatorite suust, juba mainitud McGregor, ka Jeffrey Sachs on seda maininud ja väga paljud teised, et Iraan ei ole alla andnud, kaugeltki mitte. Ning üheks võib-olla kõige paremaks kinnituseks sellest on see, et praegu on toimunud ju lihtsalt sõda
rakettidega ja pommitamisega ning tõsi, Teheran, kus asub 9 miljonit inimest, Iraanis tervikuna 92 miljonit, on üks väga tihedalt asustatud alasid ning see, mida tegelikult Iisrael ja USA seal praegu oma pommidega teeb, on väga sarnane sellega, mida Iisrael siis tegi Gazas, pommitades põhimõtteliselt, üritades vaid pommitada linna. Et need Teherani purustused on päris märkimisväärsed, ilmselt jällegi me ei tea, kui palju on reaalselt surnud ja meid on läbi käinud see kaasus, millest mõned on öelnud, et tegu on millegipärast Iraani raketiga, mis sinna maandus ühte tüdrukute kooli, seal on surnud 165 inimest, väikest tüdrukut, küll aga teised väidavad ja väga paljud uudisväljaanded, kaasa arvatud Al Jazeera ja BBC näiteks väidavad väga selgelt peavooluväljaanded, et tegu on põhimõtteliselt Iisraeli või USA pommituse tagajärjel, Iisraeli või USA pommiga, mis sinna maandus. Nii et loomulikult ohvreid juba on, ohvreid on kõvasti. Ja kui nüüd üritatakse siis Iraani rahvale teha selle läbi selgeks seda, et kuivõrd palju Trump ja anglosionistlik impeerium seda kannatanud parsi rahvast armastab ja sundida neid ülestõusule, siis no see on küll kõige idiootlikum viis seda teha. Et nii absoluutselt mingisugust läbimurret loomulikult ei toimu, vastupidi, toimub see, et kogunetakse lipu ümber. Aga tõepoolest, kogu see asi ei oleks kommentaar siin Objektiivi stuudios, kui me ei mainiks, nagu juba alguses öeldud, meie Eesti välispoliitika juhti akadeemik Tsahknat, kes valitsuse pressikonverentsil ütles seda, et Putini sõbrad on põrgus või vangis või taevas, jäänud on vaid Põhja-Korea ja Hiina. Putini sõbrad on kes juba taevariigis või põrgus, arvatavasti põrgus või istuvad vanglas. Mõni on jäänud, Põhja-Korea on jäänud, ütleme Hiina, ehk mõni veel. Aga üldiselt, mis on selle jutu mõte, ilma igasuguse naljata, Putini autoriteet kukub, ütleb Tsahkna. Niisiis, Eesti sellise miniriigi välisminister ähvardab ei kedagi muud kui Hiinat, tehes seda oma enda isandate USA kaudu. Et vaadake ette, kulla inimesed, te olete järgmised, kes võivad minna. Ja selle peale ei oska nagu mitte midagi muud kosta, et tegelikult akadeemik võiks oma suu kinni panna või kuidagi võiks teha niimoodi, et see mees ei räägiks seda juttu, mida ta räägib ausalt öeldes, sest see on lihtsalt rahvusvahelisel poliitikaväljal, välispoliitika väljal piinlik, midagi pole teha, et sellist juttu tegelikult ei tohiks ühe mikroriigi välisminister ajada. Ja kuivõrd lühinägelik kogu see asi on, see paljastub loomulikult sellest, kui vaadata hetkeks seda, mis toimub näiteks Venemaa pool. Venemaa on reageerinud sellele konfliktile tegelikult äärmiselt suure sordiiniga. Sealt ei ole tulnud peaaegu mitte midagi. Ja loomulikult on see pannud väga tõsise löögi alla Vladimir Putini režiimi ja teda kritiseerivad tegelikult täiesti avalikult juba Vene riigimeedias mitmed inimesed, mitte küll Putini nime mainides mitmete kommentaatorite arvates, aga neile on selgelt antud roheline tuli Kremli ešelonidest, et kritiseerida, kuidas Venemaa ennast üleval on pidanud. Ja viimasel ajal oleme me aru saanud seda, et Venemaa ei ole sekkunud ei Süürias, kui seal võim üle võeti põhimõtteliselt rehabiliteeritud kõrilõikaja poolt, kes enne oli ISISe kõrilõikaja, tänaseks on siis saanud nii-öelda Iisraeli lembeliseks Süüria presidendiks. Ei ole sekkutud Venezuela kaasuses,
seal ei tulnud isegi vist mingisuguseid väga tõsiseid noote. Nüüd on siis tulnud mingid tõsised noodid Lavrovilt ja teistelt, aga tegelikku sekkumist Iraani, mida peeti senini Venemaa liitlaseks, ei ole. Ja võib-olla kõige paremaks indikaatoriks sellest, et mida siin on mõeldud, võib välja tuua sellise autori nagu Aleksander Dugini teksti. Ja Aleksander Dugin 2. märtsil kirjutab. Ja olen teinud sellise esialgu masina tõlke sellest tekstist, aga siiski. Aleksander Dugin räägib, kuidas põhimõtteliselt kogu maailma kord on nüüd muutunud. Ja ma tsiteerin. Tegelikult kehtib nüüd ainult tugevama õigus, kiirema õigus. Õigus on sellel, kes lööb esimesena või tegutseb kiiremini. Kõik muu on vaid hilisem õigustus. Nüüd on oluline anda vaenlasele otsustav löök, murda tema vastupanu, hävitada tema juhtkond ning rünnata tema peamisi sõjalisi ja energiataristuid. Pärast seda võib toimunut esitada ja õigustada, kuidas iganes, ning seda võib pikalt arutada. Täna on selge see, et meie, Venemaa, tegutseme otsustamatult. Sama mudeli järgi võidakse meid rünnata otse keset järgmisi läbirääkimisi Kushneri ja Witkoffiga. Võib-olla isegi tuumarelvaga. Seetõttu usun, et olukord on meie jaoks kriitiline. Me ei astunud välja Venezuela ega Iraani kaitseks ning ka Hiina jääb neutraalseks. Kuid sellisel juhul on Hiina pärast meid järgmine. Ja siis hakkab kogu inimkonna ruumi üle valitsema Epsteini kuningriik. Ja veel üks tsitaat. Kui meil oleks piisavalt tahet ja otsustavust, kuigi mul on selles tõsiseid kahtlused, peaksime hakkama tegutsema samade reeglite järgi, mille järgi kõik teised peale meie juba tegutsevad. See tähendab, et võiksime kõrvaldada Ukraina sõjalise ja poliitilise juhtkonna ning kuludele tähelepanu pööramata lahendada sõjalise operatsiooni. Või selle nii-öelda sõjaoperatsiooni. Special Military Operation. Need on tsitaadid Duginilt, keda on nimetatud ka Putini teiseks aju poolkeraks ja kellel kahtlemata on mingisugune väga tõsine mõju Venemaa ja Kremli ringkondades. Ehk siis Venemaa üks selline patriootlik ja väga nii-öelda, kuidas siis seda nüüd nimetada, nimetame patriootlik, aga venemeelne osa on väga selgelt aru saanud, et selles olukorras, kuhu Trump on maailma viinud, ei ole mitte mingisugust võimalust loota läbirääkimistele. Ja nüüd on olukord see, et kes esimesena ründab, võib seda seletada meedia vahendusel võib-olla siin hiljem, aga nüüd on oluline lõpetada ära Ukraina konflikt. Kuivõrd lühinägelikult tegelikult on kogu Eesti sellise poliitilise eliidi purtsatused siin, et kuidas Eesti näiteks demokraatiat, Euroopa demokraatiat ja turvalisust aitab see, et Trump ründab Iraani. Siin räägib Tsahkna sellest, kuidas Iraani režiimi nõrgestamine tugevdab otseselt Euroopa julgeolekut. Ma ei hakka siit edasi enam lugema. Ja teisest uudisest saame aru, et milline on tegelik Eesti positsioon ja tegelikult laiemalt Euroopa positsioon anglosionistliku impeeriumi koridorides. Tsahkna ütleb, et Euroopal puudus info, miks USA ja Iisrael Iraani ründavad. Ja see info puudus ka meie kaitseministril Hanno Pevkuril, kes Dubais oli puhkusel samal ajal, kui USA alustas seal lahinguoperatsiooni ja ründas Iraani. Nii et siin teile väike pisikene vihje, et milline on reaalne selline Eesti väärtus selles kaardipakis, kus ta praegu on.
Aga see ärplemine, millega ärpleb siin akadeemik Tsahkna, on lihtsalt midagi meelevigast tegelikult. Äsja lugesime nüüd neid Dugini tsitaate. Kui miski üldse on muutunud Euroopa suunal, siis eelkõige see, et Venemaa, kui ta nüüd ei hakka käituma, siis Venemaa poliitilist juhtkonda võib oodata ees mullistus ning peale seda tuleb sinna mitte mingisugune demokraatlik opositsioon, vaid tõeliselt käremeelne suurvene seltskond, kes alustab neid operatsioone, mida Venemaa silmas peab, eelkõige ilmselt siis lõpetab ära Ukraina nii-öelda konflikti, sõjalise erioperatsiooni juba siis nii-öelda sõjaga ja ilmselt teeb sama, tal on võimekus teha sama Kiieviga, hävitada ära Kiievi juhtkond ja miks mitte ka teha sarnaseid operatsioone Baltikumiga. Et kui siin üldse midagi on juhtunud viimasel ajal, siis Euroopa julgeolek ja Euroopa julgeolek on saanud väga tõsise tabamuse. Aga tõepoolest, mida siis ütelda selle teema kohta, et kuidas see asi lõppeb? Ja jällegi, ma olen kuulanud erinevaid kommentaatoreid ja väga paljud ütlevad, et tegelikult oleme jälle olukorras, nii nagu aastal 2003, et me ei tea, kuidas see asi lõppeb ja see ettekujutus reaalselt ka puudub USA juhtkonnal. Kui tahta režiimivahetust, siis peaks toimuma põhimõtteliselt dessant. Iraan on aga väga suur maa, nii et kui me vaatame, millise lahmaka Iraan Euroopast enda alla ampsaks, siis on see märkimisväärne. Kui asetada Iraani kagunurk siia Itaalia saapa talla alla, siin on Calabria, Magna Grecia, nagu itaallased ütlevad, Suur-Kreeka, ehk siis Kreeka kolooniate kunagine asukoht, ja siin on Apulia või Puglia, nagu ütlevad itaallased, ja siin on Taranto, siis võtab Iraan enda alla kogu Itaalia, hea osa Põhja-Türeeni merest, hea osa Prantsusmaalt, pool Tšehhit, pool Saksamaad ja jõuab põhimõtteliselt välja kuni poole Inglismaani, Birminghamini, oma siis loode nurgas. Nii et selline on Iraan ja kui vaadata, et milline on Iraani topograafia, siis Iraan on äärmiselt mägine maa, nii et sinna teha dessanti on hoopis teine tera, kui teha dessanti näiteks ka Iraaki. Selle peale ütles Iraani välisminister lääne meediale NBC uudistele järgnevad sõnad. Are you afraid of a US invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the US military to invade the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them and that would be a big disaster for them. Me ootame neid. Kas te kardate USA dessanti Iraani? Ei, me ootame neid, ütleb Iraani välisminister. Rahulikult, ilma silmagi pilgutamata. Et dessant oleks tõsine katastroof USA-le. Kuidas sellest sõjast välja tulla, kui kaua see kestab, mitte keegi loomulikult praegu ei tea, aga mitmed inimesed ütlevad, et see võib välja viia põhimõtteliselt tuumakonfliktini. Üks nendest on Paul Craig Roberts, kelle artikli ma hiljuti ära tõlkisin ja kes väga nagu pessimistlikes toonides käsitleb seda olukorda ning ütleb seda, et rumalad ja narrid juhid on inimkonna reetnud.
Hoolimata USA sõjaväe hoiatustest ei tulnud Trumpile pähe, milline olukord teda ees ootaks, kui Iraan peaks vastu kauem kui USA ja Iisraeli piiratud raketivarud. Võimalusi, et antud küsimus võidi täielikult tähelepanu jätta, diskrediteerib president Trumpi täielikult. Lisaga olukorda järgmised tegurid. Ameerika Ühendriigid on näidanud, et nad ei suuda kaitsta väikeseid Araabia riike, kus asuvad USA õhu- ja mereväebaasid. Trump seisab silmitsi vahevalimistega ja elanikkonnaga, kennast enamik ei toeta tema valitud sõda Iisraeli nimel. Näib, et Iraan ei ole veel kasutanud oma ülikiireid ja täpseid hüpersoonilisi raketti, ilmselt plaanides teha seda USA, Iisraeli ja Araabia naftariikide rängaks karistamiseks alles siis, kui Washingtonil ja Iisraelil saavad õhutõrjeraketid otsa. Siis räägitakse pikalt ka sellest, kuidas Iraani naabruses Pärsia laheäärsed Araabia riigid on saanud aru, et USA on oma kaitse keskendunud Iisraelile ning need Iraani vahetus läheduses olevad riigid, keda Iraan on pääsnud pommitama, on lihtsalt teise või kolmandajärguline seltskond, kellele kaitse ei ulatu. See viib välja poliitiliste mullistusteni, see viib välja olukorrani, kus põhimõtteliselt USA võidakse täielikult välja tõrjuda Lähis-Idast, ütlevad mõned analüütikud. Loomulikult me ei tea seda, mis võib juhtuda, aga igatahes Lähis-Idale kahjuks see kohe kindlasti ei tuleks, kui USA sealt välja tõrjutaks kogu oma machinatsioonide ja samas ka sõjategevusega. Aga lõpuks ütleksin seda, et kui siin mõned on võib-olla imestanud, et miks Objektiiv on võtnud sellise positsiooni, nagu ma siin praegugi välja ütlesin ja üritasin teile vahendada, no siis ma ei saa aru, et kuidas te üldse võite imestada selle üle, et Objektiivil on selline positsioon, sest selline on olnud meie positsioon anglosionistliku impeeriumi ja USA sigatsemiste osas maailmas kogu aeg. Me oleme öelnud, et see on rahvusvahelise seaduse ja õiguse vastane. Selgelt oleme öelnud, et ka Venemaa rünnak, tõsi, provotseeritud rünnak on rahvusvahelise õiguse vastane, aga need on rünnakud ja see on maailm, kuhu on viinud meid põhimõtteliselt anglosionistliku impeeriumi selge, ülekaalukas, selline toime igal pool maailmas. See on maailm, kus üks impeerium on, nagu siin mainitud, Iraani ajaloo taustal destabiliseerinud neid piirkondi pikalt, laialt režiimivahetustega, ajades põhimõtteliselt küüniliselt oma enda imperialistlikku poliitikat ja mille tagajärjel on tekkinud mille tegemise tagajärjel on tekkinud erinevad äärmusrühmitused, mida on omalt poolt toidetud omaenda rahadega, omaenda vahenditega, omaenda luure organisatsioonide vahenditega, loomulikult USA maksumaksja taskust. Et jaa, see on meie positsioon, minu positsioon olnud kauem kui Objektiiv, aga Objektiivi positsioon olnud täpselt 10 aastat. Nii et imestada pole siin mitte midagi. See on positsioon, mida mina pean tõeseks, see on positsioon, mida mina kristlasena, katoliiklasena arvan, ma pean omama, sest see töö ja see tegevus, millega USA impeerium ja transatlantiline impeerium üritab maailma destabiliseerida enda huvides, on lihtsalt kurjast. See on see, mille tulemusel ilmselt me hakkame nägema Venemaa ja Hiina üha agressiivsemaid poliitikaid ja agressiivsemaid rünnakuid ka Euroopa suunal, ka Ukraina suunal, sest nad saavad aru, et kui nad nüüd seda teoks ei tee, siis on nemad järgmised. USA on seda näidanud. USA on näidanud seda, et mingisugused kokkulepped ei pea, diplomaatilisi läbirääkimisi pole mõtet pidada. Ja
kokkuvõtlikult näitab see impeerium lihtsalt üles kurjust, mis on inimloomusele vastane. See impeerium näitab üles tegelikult ka oma nii-öelda eliitide tasandil, millest ikka ja jälle ilmub välja Anthony Weinery laptop, jumal halasta. Ikka jälle ilmub välja mingisuguseid detaile, mis on oma õuduses lihtsalt kirjeldamatud. See seltskond, see satanistlik seltskond, kes seda impeeriumi haldab, valdab ja neid kampaaniaid läbi viib, see psühhopatoloogiat põdev seltskond, psühhopaatiat põdev seltskond, on midagi, millest tegelikult maailm peab lahti saama. Sest see ei ole ei vabaduse, ei demokraatia, ei inimõiguste, ei rahvusvahelise õiguse, ei kristluse, ei katoliikluse hääl. See on hääl millestki tumedast. See on hääl millestki õudsast. See on hääl, mida võib kirjeldada tegelikult satanismina. Et see on maailma praegu peamine probleem tegelikult, millest tuleb lahti saada. Mitte, et need teised, kes üritavad sellest kuidagi lahti saada või endalt seda anglosionistliku impeeriumi sellist mõju lahti või ära raputada, oleksid kuidagi automaatselt hüvelisemad või oleksid mingisugused hüve etalonid. Seda mitte. Ma olen kriitiline väga paljude asjade suhtes ja see maailm on siin lacrimaarum valle. Ehk siis pisarate org, kus puudusi on igal pool. Aga mina kristlasena ei saa lihtsalt jaatada selle anglosionistliku impeeriumi märatsemist maailmas. See on vastupidi, see on vastu minu südametunnistusele, see on vastu minu moraalkoodeksile. See on tegelikult midagi, mida tegelikult võib nimetada, kui kogu selle asja sügavusse jõuda ja minna kurjuse impeeriumiks. Ja peamine töö loomulikult selle impeeriumi lammutamisel ei ole mitte kellegi muu õlul kui Ameerika enda kristlaste õlul. Üks lootusekiir on sellest ja see on tegelikult järgmiste kommentaaride teema, et USA's on selline sionistlik konsensus täiesti murdunud. Nüüd on saanud selgeks see, et Trump on valetanud oma elektoraadile näkku. Sellel elektoraadil ei ole enam võimalust pöörduda Trumpi ja MAGA valede poole tagasi. Ta on saanud aru, et Iisrael on peamine välispoliitiline tegur USA poliitikas. Selline väike Iisrael on põhimõtteliselt USA suure pulli pannud enda ahelasse ning talutab seda lolli pulli nii, nagu ta soovib, sinna, kuhu soovib, tegema seda, mida ta soovib ning väga suurel osal, arvestataval osal USA ühiskonnast, ka nendel, kes enne kuulusid ja hääletasid MAGA poolt, on saanud sellest tõsiselt kõrini. Nii et USA poliitikas me hakkame tegelikult järgmistel aastatel nägema tõsist murdumist. Ja eelkõige murdumist selles osas, mis puudutab Iisraeli lobi ja selle aktsepteeritavust. Iisraeli lobi on juba paanikas. Ilmselt oli Charlie Kirki mõrv seotud sellega, et Charlie Kirk, kellest ma jõudnud tegelikult mängida neid videosid, kus Charlie Kirk vastustab reaalselt Iraani kampaaniaid. Charlie Kirk oli ka üks nendest, kes tuli ja ütles selgelt välja eelnevalt juba Trumpi administratsiooni ajal, et mitte minna Iraani. Need on väga kõnekad. Võite üles otsida need ise. Ma ei saa seda kommentaari nagu lõpmatuseni pidada siin. Teie aeg on ka kallis. Aga Charlie Kirk oli see mees, kes kritiseeris avalikult seda, et kui USA peaks minema Iraani, siis ei ole see MAGA printsiipidega kooskõlas.
ja tõi väga selgelt välja muuseas selle, mida mina olen siin korduvalt ka välja toonud, et kui te tahate nüüd usaldust sellele, et meil on valetatud Iraagi osas, meil on valetatud Liibüa osas, Süüria osas, Al-Qaida osas, meil on valetatud 9/11 osas. Ja siis nüüd äkitselt, kui sellist operatsiooni viib läbi MAGA administratsioon, hõlmates enda sisse kogu seda neokonservatiivset establishmenti ja 3-täheliste organisatsioonide modus operandit, siis nüüd nõuate meilt usaldust selle vastu, ütleb Charlie Kirk muuseas, siis ei, seda usaldust ei ole. Seda usaldust ei tule. Sellepärast, et kui kuskil on, ma ei tea, selline loom, kes kaagutab, käib ringi, siis on ta väga tõenäoliselt kana. Täpselt samamoodi, kui niimoodi käitutakse, nagu USA on käitunud ja Trumpi administratsioon on käitunud, siis on täielikult ennast maha müüdud USA neokonservatiivsele või ütleme siis anglosionistlikule impeeriumi mudelile täielikult ja valetatud näkku oma valijatele. See tegelikult toob tektoonilisi nihkeid kaasa USA sisepoliitikas ja saab nüüd näha, kas tõuseb tõeline jõud, mis USA suudaks selle soo ära kuivatada. Ma ei usu, et seda tehtaks kiiruga, sest nagu mainitud siin selle kommentaari alguses juba teatavas mõttes USA ongi see soo, USA riiklik struktuur ongi see soo, et kui tahta ära kuivatada soo, siis jookseb veest tühjaks ja õhust tühjaks tegelikult kogu anglosionistliku impeeriumi lipulaev ehk US&A, nagu Borat seda kunagi ütles. Igal juhul mina oma kriitiliste kommentaaridega siit jätkan, ma tänan kõiki neid, kes on minu tööd toetanud omapoolsete annetustega, suur tänu teile, aitäh teile kuulamast, toonitan, et keegi ei pea kuulama, kui see kommentaar on liiga pikk või liiga selline mitte huvitav, siis võib alati kommentaari kinni panna ja tõepoolest keegi seda vaatama ei pea. Aga aitäh teile, kes te vaatate, aitäh teile, kes te huvitute nendest teemadest, aitäh teile, kes te toetate. Suur tänu veel kord ja järgmisel nädalal uuesti. Kõike head!